Kui leitud on turvakaamera salvestis kadunud inimesest, annab see tema lähedastele lootust, et ta leitakse peagi, sest nii saab kindlaks teha tema viimased teadaolevad liikumised. Kuid mõnel juhul ei aita isegi kõige selgemad salvestised juhtumit lahendada ning kadunud inimese asukoht jääb endiselt teadmata. Number 10. Avaldati turvakaamera salvestised 19-aastase Luke Turbini viimastest teadaolevatest liikumistest pärast seda, kui ta ootamatult kadus, olles koos sõpradega õhtul väljas. Aga keegi pole teda sellest õhtust saadik näinud ja tema saatus on endiselt mõistatus. 2006 aastal elas Luke Halsleys Inglismaal, kuid ta sõitis Ipswichi, et veeta aega oma sõpradega. Teadete kohaselt oli see piirkond tol ajal tuntud selle poolest, et peaaegu igal tänavanurgal tegutsesid öösiti illegaalsete ainete müüjad ja seksitöötajad, mistõttu pidid inimesed, kes väljas liikusid, olema eriti ettevaatlikud. Luke veetis oma koolipäevad Woodbridge'is, kus ta õppis Farlingay High Schoolis. Ja pärast seda alustas ta muusikatehnoloogia õpinguid Colchester Institute'is. Kuid pärast 12 kuud instituuti edasi-tagasi sõitmist otsustas ta, et see ei ole enam seda väärt ning katkestas õpingud. Tema perekonna sõnul toimus just siis tema elus märkimisväärne pööre. Ta hakkas tegelema ebaseaduslike ainetega, kuid suutis siiski tööd jätkata puu- ja köögiviljamüüjana. Ta ostis endale mootorratta ja tundus olevat oma tehtud valikutega üsna rahul. Oma kadumise päeval lõpetas Luke oma vahetuse Alderburys, kus ta sõitis oma sõbra Alexi juurde Woodbridge'i. Seal jättis ta oma kiivri, seljakoti, mobiiltelefoni ja muud asjad maha, sest tema ja Alex läksid õhtul välja koos kolmanda sõbraga nimega Zack. Seejärel läksid nad ööklubisse, kuid Luke otsustas varakult õhtu lõpetada. Ta eraldus oma sõpradest ja otsustas rongiga koju sõita. Teda nähti Ipswichi jaamas kella 2:30 ja 3 vahel öösel. Kuid tal polnud kaasas sularaha ja ta otsustas leida teise viisi koju jõudmiseks. Ta kõndis Hawk Expressi takso peakontorisse, kus talle keelduti sõitu andmast, kuna ta ei saanud sõidu eest maksta. Üks ettevõtte töötajatest pakkus talle mobiiltelefoni laenuks, et ta saaks kellelegi helistada, kuid arusaamatul põhjusel keeldus Luke sellest. Viimane kaader Luke'ist jäädvustati Dogs Head Streetil, kui ta kõndis bussijaama suunas. Mis pärast seda juhtus, on siiani teadmata, sest teda ei nähtud enam kunagi, kuigi 3 inimest teatasid, et nägid Luke'i järgmisel päeval Woodbridge'is. Kõik nad teadsid Luke'i ja väitsid, et nägid teda valges autos koos 2 mehega, keda nad ei tundnud. Hiljem tehti kindlaks, et tema kadumine oli tõenäoliselt seotud keelatud ainetega, millega ta tegeles, kuigi seda pole lõplikult tõestatud. Samuti teatati, et sel ööl nähti piirkonnas sõitmas vale numbrimärkidega Volvot. Kuid politsei pole kindel, kas see oli Luke'i juhtumi puhul oluline tegur. Kõik, kellel on täiendavat teavet, mis võiks aidata Luke'i leidmisel, peaksid võtma ühendust Norfolki ja Suffolki ühise raskete kuritegude läbivaatuse ja lahendamata juhtumite meeskonnaga, helistades numbril 019 534 238 19. 9. 2016. aasta 12. veebruari hommik algas 52-aastase Fatima Mohammed Ali ja tema abikaasa Mohammedi jaoks nagu iga teinegi päev. Varahommikul äratas ta Mohammedi üles ja valmistas talle hommikusöögi, nagu ta tegi igal hommikul. Mohammed lahkus majast, mis asus New Havenis Inglismaal kell 7:30, et tööle minna. Kuid ta mäletab siiani, kuidas ta enne lahkumist Fatimat suudles. Enne teele asumist pakkus Mohammed, et toob pärast oma vahetust poest toidukaupu, kuid Fatima soovitas, et nad võiksid hoopis järgmisel päeval koos minna. Seejärel istus Mohammed autosse ja sõitis tööle, teadmata, et see jääb viimaseks korraks, kui ta oma naist näeb. Umbes 15 minutit hiljem algas mõistatus, kui Fatima lahkus ootamatult jalgsi kodust, mis oli tema puhul väga ebatavaline. Politsei poolt hangitud turvakaamera salvestis näitas, kuidas Fatima kõndis kiirel sammul, kuid ta polnud kellelegi öelnud, et ta välja läheb või millised olid tema plaanid sel päeval. Kui sai selgeks, et Fatima oli kadunud, võttis Mohammed ühendust politseiga. Ta väitis, et neil oli õnnelik abielu ja ta ei osanud välja tuua ühtegi põhjust, miks Fatima oleks omal tahtel äkitselt kadunud. Enne koju minekut sel päeval peatus Mohammed kohalikus postkontoris, et võtta välja oma sõbrapäevakingitus Fatimale. Ehted, mille ta oli ostnud. Kuid kui ta koju jõudis, oli maja kõhedalt vaikne ja Fatimat polnud kusagil näha. Kui ta märkas, et Fatima autovõtmed olid endiselt nende elutoas laual, muutus ta murelikuks, sest Fatima sõitis alati autoga, kuhu iganes tal vaja oli minna.
Tema ja tema 3 täiskasvanud last helistasid Fatima lemmikjuuksuri salongi, kuid keegi polnud teda näinud. Mohammed helistas siis tema mobiiltelefonile ja muutus väga murelikuks, kui kuulis seda ülevalt korruselt helisemas. Ta leidis telefoni tema voodilt ja märkas, et Fatima oli jätnud oma abielu ja kihlasõrmused tualettlauale. Järgmistel päevadel korraldati paari maja ümbruses mitu otsingut, kuid temast ei leitud ühtegi jälge. Ka kohalik rand ja kaljud otsiti läbi, kuid tulemusteta ning järgmiste kuude jooksul ei leitud ühtegi vihjet. Järgmisel aastal teatas üks Fatima töökaaslastest, et oli teda näinud Brightonis, bussipeatuse lähedal. Turvakaamerate salvestised koguti kokku ja kui Mohammed koos oma pojaga neid vaatas, olid nad veendunud, et see oli tema, kuigi salvestisel oli teda näha ainult selja tagant. Mohammed tunneb, et politsei oleks võinud selle vihjega rohkem teha, sest nad ei vaadanud läbi piirkonna poodide turvakaamera salvestisi ja ei võtnud temaga selle juhtumi osas enam kunagi ühendust. Ta on ka avaldanud, et Fatima kannatab obsessiivkompulsiivse häire all ja ta vihkas mustaks saamist. Seetõttu ei oleks ta kunagi randa läinud ega oleks kõndinud metsaaladel. Ta ei meeldinud isegi murul kõndida. Fatima kandis tavaliselt traditsioonilist India kleiti beeži mantli all ja ta on saleda kehaehitusega. Sussexi politsei on lubanud hoida Fatima juhtumi avatuna ja palunud kõigig, kellel on teavet, mis võiks aidata tema leidmisele kaasa, helistada numbrile 101 ja viidata operatsioonile Accelerate. Number 8. On möödunud 18 aastat sellest, kui 68 aastast David Finleyd viimati nähti ja tema perekond on meeleheitel, et teada saada, mis temaga kõik need aastad tagasi juhtus. Pärast tema kadumist muutusid nad väga murelikuks, kuna tal olid Alzheimeri tõve algstaadiumid ja seetõttu võis ta ära eksida. David Finley juhtum algas 5. mail 2008, kui ta lahkus oma kodust Glasgow Šotimaal umbes kell 15:00. Sel ajal elas David Finley Cardonaldi linnaosas ja kohalikud nägid teda sageli tänaval jalutamas, kuna tal oli kombeks palju kõndida. Nendel päevadel, kui David Finley jalutama läks, käis ta tavaliselt Paisley, Johnstone'i, Drumchapeli või Clydebanki piirkondades. Kuid pole teada, kas ta sel päeval mõnda oma tavapärasesse kohta jõudis, sest keegi neist piirkondadest ei mäletanud teda näinud olevat. Otsinguid viidi läbi tema tavapärastel marsruutidel ja lõpuks andsid mõned inimesed endast märku, kes teatasid, et nad võisid teda näha. Kuid hoolimata nendele vihjetele järgnenud uurimisest ei õnnestunud David Finleyt leida. Kõik need väidetavad nägemised jäid kinnitamata, kuid üks turvakaamera salvestis näitab tema viimaseid teadaolevaid liikumisi kahtluseta. David Finleyd nähti sel päeval umbes kell 18:00 Saatchi Halli tänaval West Nile'i tänava juures ning ta ei paistnud olevat mingisuguses hädas. See ei tähenda, et ta kavatses sellesse piirkonda minna, sest on arvatud, et ta sattus jalutuskäigul segadusse ning kui ta mõistis, et on eksinud, ei suutnud ta enam koduteed leida. See on muidugi vaid teooria, kuid Alzheimeri tõvega inimestel on tavaline, et nad kõnnivad vales suunas, sest nad võivad kergesti segadusse sattuda. Aastate jooksul on inimesed võtnud politseiga ühendust, et teatada Davidi võimalikust nägemisest mitmes piirkonnas. Politsei on öelnud, et tema juhtumi jääb uurimise alla, kuid kuna Davidi kadumisest on möödunud nii palju aega, jäävad nende uurimistoimingud väheseks, kui ei laeku usaldusväärset vihjet. Nad on samuti jäänud tihedasse kontakti tema pereliikmetega, kes on olnud meeleheitel, kuna neil pole aimugi, mis Davidiga juhtuda võis või kuhu ta pärast tol päeval viimast korda nähtud olemist minna võis. Tema perekond kirjeldab Davidit kui 163 cm pikkust keskmise kehaehitusega meest, kellel oli tol ajal hall taanduv juuksepiir ja ta kandis kuldraamidega prille. Kõik, kes on Davidit näinud või teavad, kus ta võiks olla, peaksid helistama numbrile 999, et anda vihje või võtma anonüümselt ühendust Crime Stoppersiga numbril 0800 555 111. Number 7. Pärast tema kadumist 1990 aasta juunis olid mured 24-aastase Connie Royce'i ohutuse pärast suured, kuna teda nähti viimati hädas olevana. Kuid hoolimata kõigi osapoolte pingutustest pole teda kunagi leitud. On teada, et selle aasta mälestuspäeva nädalavahetusel kohtus ta mehega nimega Greg ja nad otsustasid minna kohtingule, kuna tundus, et nad saavad hästi läbi. Nad otsustasid kohtingu panna 1. juuniks ja kõigi sõnul oli Connie väga elevil, et Gregi paremini tundma õppida. Sel õhtul lahkus ta oma kodust Mount Clemence'is Michiganis ja sõitis Gregi juurde Sterling Heightsi, kus nad olid kokku leppinud kohtuda. Ta jõudis Gregi majja õhtul umbes kell 9 ja nad jõid paar jooki koos Gregi sõbra Bradiga.
Connie, Greg ja Brad otsustasid siis kõik koos välja minna ning sõitsid baari nimega Hayloft, mis asus Mount Clemence'is. Gothing tundus sujuvat hästi, kuid õhtul umbes kell 11 vabandas Greg end, kuna tal oli vaja tualetti minna ja Connie jäi lauda Bradiga. Tema sõnul pöördus Connie äkitselt tema poole ja ütles, ma pean siit ära minema. Ta võttis oma kõrge kontsaga kingad ja lahkus kiiresti, jättes oma käekoti lauale, mis üllatas Bradi väga. Greg pöördus laua poole ja oli samuti üllatunud, kui sai teada, et Connie oli lahkunud. Ning siis läksid mõlemad mehed õue, et vaadata, kas nad leiavad ta üles, kuid Conniet polnud kusagil näha. Nad rääkisid mitme inimesega baaris ja selle ümbruses, kuid keegi polnud näinud naist, kes oleks paljajalu kõndinud ja kingi käes kandnud. Nad uskusid, et ta tuleb baari tagasi oma käekotti võtma, kuid seda ei juhtunudki. Kui baar lõpuks öösel suleti, ootasid mõlemad mehed väljas kuni kella 2 öösel. Kuid kui ta ei tulnud tagasi, läksid nad Gregi koju. Seal leidsid nad tema auto endiselt pargituna sinna, kuhu ta selle jätnud oli. Politsei teavitati, et Conniet ei olnud võimalik leida ja nad alustasid kohe tema otsinguid. Turvakaameras salvestis varasemast õhtust näitab, kuidas 3 inimest kõnnivad baari poole ning nad tundusid olevat heas tujus. Kuid hilisemal ööl tehtud salvestis näitab, kuidas ta lahkub baarist üksi ning on selgelt näha, et ta oli joobes. Nagu võis arvata, peeti Gregi ja Bradi alguses kahtlusalusteks, kuid pärast täielikku koostööd politseiga ja täpse info andmist tolle õhtu kohta vabastati nad kõigist kahtlustustest. Üks tunnistaja astus siiski välja ja väitis, et oli sel ööl näinud Conniet baari vastas asuva taksofoni juures, kuid jääb ebaselgeks, kas see oli tõesti tema, sest keegi teine ei olnud teda näinud. On oletatud, et Connie istus kellegagi autosse ja temaga juhtus siis midagi halba. Kõiki, kes saavad anda lisainfot Connie juhtumi kohta, palutakse võtta ühendust Macombi maakonna šerifi detektiivibürooga numbril 586 37 079 358. Number 6. James Nutley oli 25-aastane, kui ta äkitselt ja ilma selgituseta kadus. Ja hoolimata sellest, et turvakaameras salvestised leiti ja avalikkusele avaldati, pole keegi teda sellest ajast saadik näinud ning tema saatus on endiselt teadmata. James on pärit Caldecottist, Monmouthshire'ist, Inglismaalt ning oma kadumise ajan elas ta koos vanematega. Ta oli kirglik golfimängija, kes kasutas iga võimalust, et veeta päev väljakul. Ta oli saanud töö, mida ta ise nimetas oma unistuste tööks, nimelt näidata erinevaid golfikeppe potentsiaalsetele ostjatele. Seetõttu usub tema perekond, et ta ei oleks kunagi omal vabal tahtel kadunud. 2004 aasta oktoobris pidi James minema golfireisile Tembisse ning tema perekond meenutas hiljem, et ta oli selle sündmuse pärast väga elevil. 24. oktoobril peatus ta Kiltari hotellis ning just selles piirkonnas nähti teda viimati. Esimest korda said tema vanemad aru, et midagi on valesti, kui Jamesi tädi võttis nendega ühendust, et teatada, et temaga ei saa ühendust ja teda ei ole võimalik leida. Tema vanemad reageerisid kohe ning tema ema sõitis Tenbisse, et teda otsida. Tema isa võttis ühendust politseiga, et teatada tema kadumisest ja jäi koju juhuks, kui James või keegi teine juhtumiga seotud isik püüab nendega lauatelefoni kaudu ühendust võtta. Kui ta Tembisse jõudis, oli politsei juba alustanud Jamesi otsinguid ja talle teatati, et otsingu käigus leiti tema juhiluba. Need leiti Tenbis South Beachilt, mis tekitas tõsiseid muresid. Vaatamata sellele, et rand ja teised piirkonnad otsiti põhjalikult läbi, ei leitud Jamesist ühtegi jälge. Hotelli vahetus läheduses asuva piirkonna valvekaamera salvestis näitas, kuidas James kõndis kõnniteel 24. oktoobri ööl kell 23:47. Hiljem tuli välja, et ta külastas tol ööl piirkonnas 3 baari, kuid uurijaid ajab segadusse see, et ta oli oma hotellitoale nii lähedal, kuid ei jõudnudki sinna tagasi. Alguses arvati, et James naaseb lihtsalt päeva paari jooksul hotelli, kuid kui mitu päeva möödus ilma ühegi märgi või sõnumita, hakkas tema perekond paanikasse sattuma. Nad pöördusid avalikkuse poole, paludes abi isegi kõige väiksemate vihjete osas, kuid sellest polnud mingit kasu. Otsingud lõpetati lõpuks ära ning peagi muutusid päevad nädalateks, nädalad kuudeks ja lõpuks aastateks. Aeg-ajalt helistas keegi ja teatas kadunud mehe nägemisest, kuid need vihjed ei viinud kunagi kuhugi. Ja ühel korral väitis keegi valelikult, et oli tapnud Jamesi, kuid hiljem tuli välja, et ta valetas. Kõnealune mees oli Richard Pearbrass, kes väitis, et tema ja tema tüdruksõber olid selle kuriteo toime pannud. Kui selgus, et ta valetas, mõisteti talle 2 aastat vangistust õiguse mõistmise takistamise eest.
Jamesi vanemad on spekuleerinud, et ta võib olla Hispaanias, alustanud uut elu ja nad on suutnud oma eluga edasi minna hoolimata sellest, et nad pole kunagi tõde teada saanud. Kõigil, kellel on selle juhtumi kohta uut teavet, palutakse võtta ühendust kadunud inimeste avalike suhete ametnikuga numbril 116 000, et anda vihje. Number 5. Kadunud Alexandra Harrodi juhtumi kohta avaldatud turvakaamera salvestis on väga selge ja teda on lihtne tuvastada. Kuid sellest hoolimata ei ole teda leitud pärast seda, kui teda viimati nähti 2025 aasta septembris. Sel ajal oli Alexandra 47-aastane ja ta elas Inglismaal Seaton Cumbria linnas. On teada, et teda nägi pealtnägija Seatoni piirkonnas 30. augustil ning üks raport väidab, et teda nähti hiljem Whitehavenis, kuid selle väite täpsuses on kahtlusi. Allikad ei täpsusta, kes seda tegi, kuid Alexandra kuulutati kadunuks 30. augustil ja otsingud algasid kohe. Kuid 19. septembriks polnud tema juhtumis mingit edasiminekut, kuna teda ei olnud võimalik leida. Politsei avaldas lõpuks turvakaamerate salvestised, mis näitasid, kuidas Alexandra 2. septembril sisenes ja ringi vaatas poodides Workingtonis ja Whitehavenis. Selleks hetkeks oli möödunud 3 päeva sellest, kui ta oli kadunuks kuulutatud ja tema käitumine salvestisel viitab sellele, et ta ei teadnud üldse, et teda otsiti kadununa. Ta tundus salvestisel samuti täiesti rahulik ja oli seal üksi. See on pannud paljusid uskuma, et tegelikult polnud põhjust muretsemiseks, kuid teised on toonud välja, et ainult selle põhjal, et ta tundus rahulik, ei saa järeldada, et temaga oli kõik korras. Samal päeval jäi ta turvakaamera lindile King Streeti kohvikus Whitehavenis umbes kell 11:20 hommikul. Jällegi ei paistnud tal olevat mingit ärevust, kui ta sirvis kohviku menüüd. Kui temast ei olnud mingit märki, pöördus politsei avalikkuse poole ja palus kõigil, kes olid teda näinud, endast teada anda. Samuti paluti üle anda kõik seni nägemata turvakaamera salvestised temast, et saaks jälgida tema liikumist pärast kohvikust lahkumist, kuid selliseid salvestisi ei saadud kunagi. Seejärel palusid nad kõigil tema pereliikmetel ja sõpradel nendega ühendust võtta, kuid pole avalikustatud, kas keegi võttis ühendust. Tuleb märkida, et Alexil on sidemed mitme piirkonnaga, sealhulgas Devon, Durham, Dorset, Leeds ja Wiltshire. On oletatud, et ta võis lihtsalt reisida mõnda neist piirkondadest, kas ümber asuma või kedagi tuttavat külastama, kuid kuna üheski neist piirkondadest pole teda nähtud, jääb see vaid teooriaks. Kaadritel on tal lühikeseks lõigatud tumedad juuksed ning ta kannab tumedat dressipüksi, tumedat jopet ja musta seljakotti õlalal. Politsei on palunud avalikkusel hoida silm peal tema mobiiltelefonil Samsung J6L, mis tal tavaliselt alati kaasas oli. Sellele telefonile on proovitud helistada, kuid edutult ning pole teada, kas see on välja lülitatud või on aku tühjaks saanud. Kõik, kellel on lisainfot Alexi juhtumi kohta, peaksid helistama hädaabinumbrile 101. Koht number 4. Kui keegi kaob, on tavaline, et lähedased loovad Facebooki lehe, kuhu kogutakse kogu info nende juhtumi kohta. See aitab levitada teadlikkust nende kadumisest ja mõnel juhul on see aidanud neid üles leida. Aga 28-aastase Timothy McCauley puhul, kes on pärit Killenist, Stirlingshire'ist Inglismaalt, otsustas tema naine sulgeda Facebooki lehe, mille ta lõi pärast seda, kui tema abikaasa oli olnud kadunud üle aasta. Ta selgitas, et see tuletas talle ja lastele ainult meelde nende kaotust ning muutis võimatuks oma eluga edasi minna. 2012 aasta mais oli Timothy kuningliku mereväe vanemmatruus ja teenis HMS Westminsteri pardal. Tema ja ta kaasmeeskonna liikmed olid 7-kuulisel turvamissioonil Lähis-Idas ning 26 mail randusid nad Dubais Port Rashidis. Laev jäi järgmiseks 5 päevaks sadamasse ning meeskond kasutas aega ümbrusega tutvumiseks ja nautimiseks. 26 mail on teada, et ta käis ujumas linna meremeeste missionis, pärast mida valmistus koos mõne kaasmeremehega õhtuseks väljaminekuks. Sel õhtul külastasid nad Tara linnas Rock Bottom kafeed ning kõigi sõnul jõi Timothy liiga palju. Tema laevakaaslased teatasid hiljem, et nad kutsusid talle takso, panid ta sinna sisse ja andsid juhile korralduse viia Timothy tagasi laevale. Aga ta ei jõudnud kunagi laevale tagasi ning teda pole sellest ajast saadik nähtud ega temast midagi kuulda olnud. Hiljem leiti turvakaamera salvestis, mis näitas, kuidas turvatöötajad juhatasid Timothy baarist välja, enne kui ta umbes kell 2 öösel taksosse pandi. Sõit tagasi laevale oleks pidanud kestma vaid umbes 15 minutit, kuid siiani pole teada, mis selle aja jooksul juhtus.
Tunnistajad tulid välja ja teatasid, et nägid teda umbes kell 3 öösel teise taksosse istumas. Ja et ta suundus tagasi oma sõpradega kohtuma, kuid neid väiteid pole kunagi kinnitatud. Hiljem samal päeval teatasid tema ülemused tema kadumisest ning Dubai politsei alustas uurimist koos Ühendkuningriigi ametnikega, kes reisisid riiki appi. Laeva meeskonnaliikmed kõndisid laeva ja baari vahelist teed, kuid ei leidnud temast ühtegi jälge. Sukeldujad otsisid veest, otsingukoerad otsisid tema lõhna ning helikopterid kammisid piirkonda õhust, kuid tulutult. Isegi soojusotsimisseadmed ei suutnud Timothyst ühtegi jälge leida. Ja 31 mail lahkus laev ilma temata. Taksojuhti, kes pidi Timothy maha panema, küsitleti ja ta väitis, et lasi ta sadamas asuva teemajakese juures taksost välja. Timothy on sellest ajast ametlikult surnuks kuulutatud, kuigi pole leitud ühtegi tõendit, et ta oleks elu kaotanud. 3. See peab olema õõvastav kogemus, kui lähedane inimene kaob, kuid veelgi hullem on see siis, kui nad kaovad ootamatult välisriigis, mida nad külastasid. Just nii juhtus 30-aastase Ani Asekiani puhul, kes on pärit Toronto linnast Kanadas. 2008 aastal otsustas Ai üksi reisida Hiinasse puhkusele ning ta ütles oma perele, et plaanib mingil hetkel minna ka Indiasse. Ta on tuntud kui kirglik rändur ning tema õde Rosie ütles meediale, et Annie oli just ühelt reisilt tagasi tulnud, enne kui nädal hiljem juba järgmisele teele asus. Ta eisus teele Hiinasse selle aasta 24. oktoobril ning hoidis oma perega ühendust nii, nagu ta tavaliselt tegi. Ta jõudis Hongkongi 9. novembril pärast mõnda aega Pekingis ja Kesk-Hiinas viibimist. Siin võttis ta oma perega ühendust, et öelda, et ta tõepoolest reisib Indiasse, kuna soovis osaleda joogaretriidil. Ta broneeris isegi oma pileti tagasi Kanadasse New Delhist ette ja pidi tagasi lendama 15. detsembril. Kuid 10. novembril katkes igasugune kontakt Anniga seletamatult. Tema perekond muutus murelikuks, kui nad ei suutnud temaga ühendust saada ning nad kirjeldasid tema suhtluse puudumist väga ebatavalisena ja kahtlasena. Nad teatasid, et viimati said nad temalt teksti sõnumi, milles ta soovis oma 2-aastasele õe või vennatütrele palju õnne sünnipäevaks, kuid pärast seda jäi Anni vait. Kui ta ei võtnud ühendust 1. detsembril, mil oli veel ühe pereliikme sünnipäev, said nad aru, et midagi on valesti ja ta kuulutati kadunuks. 15. detsembril ei läinud oma lennule tagasi koju ning tema krediitkaarte pole kasutatud alates päevast, mil ta viimati sõnumi saatis. Ja üheski piirkonna haiglas pole andmeid tema vastuvõtmise kohta. Ainus vihje tema juhtumis on see, et ta võttis umbes $2800 välja sularaha automaadist Hongkongi Causeway Bay MTR jaamas 10. novembril. Valvekaamerad kinnitasid, et see oli Ani, kuid uurijatele tundus kummaline, et ta tegi selleks 2 eraldi tehingut. Tema perekond lisas, et ta ei paistnud videos ärevil ega hirmul ning et ta saatis oma viimase sõnumi umbes 8 tundi hiljem. Ja sellest ajast peale pole tema telefon olnud kättesaadav ning tema liikumised pärast raha väljavõtmist on endiselt teadmata. Tuleb märkida, et sularaha summa, mille ta välja võttis, ei ole Hongkongi dollarites eriti suur ning uurijad on öelnud, et tal oleks raske toime tulla, kui tal poleks juurdepääsu täiendavatele vahenditele. Seetõttu ei usu nad, et ta kadus omal soovil, kuigi kuriteo kohta pole tõendeid leitud. Tema juhtum on aga nüüdseks muudetud kriminaaluurimiseks. Tema reisipäevikud leiti Kanadas ning politsei sõnul sisandasid need kirjutisi, mis viitasid sellele, et Ani kartis midagi ja kavatses reisida ka teistesse piirkondadesse peale nende, mis olid tema reisiplaanis kirjas. Hiljem tuli välja, et olles Pekingis koos 2 oma töökaaslasega, lahkus Ani neist ootamatult ja otsustas sõita Hongkongi. Seetõttu on spekuleeritud, et Annie otsustas alustada uut elu kusagil mujal või et ta langes kuriteo ohvriks. Rohkem vihjeid pole leitud ning kõik, kellel on lisainfot, palutakse võtta ühendust Toronto politsei kadunud isikute üksusega numbril 416 808 7411 või anda vihje Crime Stoppersile, helistades numbril 1-802 122 8477. Number 20. 1 aasta vanune Patrick Lepinski on olnud kadunud isikuna kirjas alates 2021 aasta septembrist. Ta on pärit Bathgate'ist, West Lothianist, Šotimaalt, ega ole sellest ajast saadik oma pere või sõpradega ühendust võtnud. Eriti muret tekitav Patrick Lepinski juhtumi puhul on see, et tema sõiduk leiti hiljem hüljatuna ning siiani pole teada, kas tema ise jättis selle sinna, kust see leiti või viis selle piirkonda keegi teine.
Tema perekond ütles politseile, et Patrick Lepinski lahkus oma kodust selle aasta 4. septembril ning ta sõitis oma punase Hyundai i20-ga, mille registreerimisnumber oli S810 KNM. Ta lahkus kodust ilma, et oleks kellelegi oma plaanidest või sihtkohast teada andnud. Seega eeldati, et ta naaseb samal päeval. Kui ta polnud ka järgmiseks päevaks tagasi tulnud, teatati temast kui kadunud isikust ning politsei alustas vihjete otsimist tema asukoha kohta. Nad suutsid leida turvakaamerate salvestise, mis näitas Patrickut Grangemouthi tanklas Falkirkis. Ta oli sisenenud tanklapoodi ning salvestis näitab, kuidas ta lahkub, kandes näomaski suu ja nina ees. See oli viimane kord, kui teda nähti ja tema perekond on meeleheitele teada saada, mis pärast seda juhtus. Politsei usub, et ta istus seejärel oma autosse ja sõitis Šoti mägismaade suunas. Nad on öelnud, et ta sõitis sinna minnes mööda M90 A85 ja A82 teid. 5. detsembril leiti tema Hyundai hüljatuna A82 pöördeplatsil Balatšuliši lähedal. Ta sõitis sinna üle 100 miili ja uurijatel on olnud raske mõista, miks ta läbis kogu selle tee lihtsalt selleks, et jätta oma auto tee äärde. Vahetu ümbrus otsiti põhjalikult läbi, kuid Patrickust ei leitud ühtegi jälge, ega olnud ka ühtegi vihjet selle kohta, kuhu ta oleks võinud minna. Mäepäästemeeskonnad, rannavalve ja tuletõrjujad ühinesid kõik meeleheitliku otsinguga, kuid tulemusteta. 7. septembril avaldati tankla valvekaamera salvestised avalikkusele, lootuses, et keegi on Patrickut näinud, kuid keegi pole esitanud uut teavet ega võimalikke tähelepanekuid. Võimud on sellest ajast palunud kõigil, kes sel päeval nendes piirkondades sõitsid, kontrollida oma pardakaameraid juhuks, kui Patrick on mõnel salvestisel, kuid see pole tulemusi andnud. Salvestisel on näha, et tal on seljas sinine jakk, mille esiküljel on logo, sinised teksad ja Adidas tossud. Teda kirjeldatakse kui 188 cm pikkust saleda kehaehitusega ja blondide juustega meest. Ja kuigi arvatakse, et ta jõudis Balatšuliši, ei ole temast hiljem ühtegi teadet saadud ning seda pole kunagi kinnitatud. Kõigil, kellel on teavet Patricku asukoha kohta, palutakse helistada numbrile 101 ja viidata juhtumile 07995. Septembrist number 1. Mõned kadunud isikute juhtumid on nii ebaselged, et on vähe lootust, et need kunagi lahendatakse. 33-aastase Jeffrey Lee kadumise puhul on mõned faktid kindlad, kui need on tekitanud vaid rohkem muret, sest on teada, et ta rööviti 2021 aastal. Jeffrey, kes on pärit Vancouverist, Briti Kolumbiast, Kanadast, külastas oma tüdruksõpra tema korteris vahetult enne kadumist ning pole sellest päevast alates kellegagi ühendust võtnud. Avalikkusele kättesaadavaks tehtud turvakaamera salvestised heitsid valgust tema viimastele teadaolevatele liikumistele. See näitab, kuidas Jeffrey siseneb tol aastal 23. septembril Oak Ridge'i kõrghoonesse ning hiljem kinnitati, et ta läks sinna, et kohtuda mõne oma sõbra ja töökaaslasega. Samuti on teada, et ta viibis seal kuni järgmise hommiku kella 4, kuna teda nähti sel ajal salvestisel hoonest lahkumas. Arvatakse, et seejärel suundus ta tagasi oma sõiduki BMW X5 maasturi juurde, mille ta oli parkinud West 41 Avenue ja Elizabeth Streeti lähedale. Kuid niipea, kui ta jõudis tagasi oma auto juurde, uskus politsei, et tundmatud isikud röövisid ta ning temaga juhtus midagi halba. Arvatakse, et röövimine toimus siis, kui ta sisenes oma sõidukisse, kuna auto leiti samast kohast, kuhu ta selle oli parkinud pärast seda, kui tema kadumisest teatati. Auto leiti juiuksega lahti, mis viitab sellele, et teda segati just siis, kui ta valmistus lahkuma. Tavaliselt, kui keegi röövitakse, on vaid aja küsimus, millal lunarahanõue esitatakse. Kuid Jeffrey puhul seda kunagi ei juhtunud. Kaadritel paistab ta lõdvestunud ja rahulik, mis pani uurijad arvama, et ta ei oodanud mingit ohtu, kui ta hoonest välja astus. Teda nähti kandmas tumedat kapuutsiga pussa, musti lühikesi pükse ja plätusid ning tal oli kaasas hall õlakott. Samuti on näha, et tema juuksed olid lühikeseks lõigatud ja tal oli näos habemed tüügas, kuigi ta kandis ka musta näomaski suu ees. Kuna lunarahanõudeid pole esitatud, pole teada, kas tegemist oli ettekavatsetud röövimisega või sattusid süüdlased lihtsalt Jeffrey peale, kui ta oma autosse istus. Politsei on endiselt veendunud, et keegi piirkonnas kas teab midagi või pidi tol hommikul midagi nägema ning nad on korduvalt palunud kõigil, kellel on lisainfot ühendust võtta, kuid seni pole see edu toonud. Arvatakse, et ta mängis hoones olles hasartmänge ja see võib olla võimalik motiiv. Kui Jeffrey oleks võitnud suure summa raha, võisid röövlid ta sihikule võtta.
kuid see on endiselt vaid teooria. Politsei pressiesindaja ütles, et on kogutud märkimisväärselt palju tõendeid ning alguses arvati, et juhtum lahendatakse kiiresti, kuid nüüdseks on uurimine sellest ajast saadik soikunud. Kui sa nägid Jeffreyt sel hommikul või sul on mingit teavet, mis võiks viia tema asukoha leidmiseni või tema röövimise eest vastutavate isikute tabamiseni, palutakse sul võtta ühendust Vancouveri politsei raskete kuritegude osakonnaga numbril 604 717 2541. Suur tänu vaatamast! Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta meeldib nuppu. Ära unusta ka tellida ja vajuta teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.